Jõu! Oleme jõudnud Kambodžasse. Eilne trip oli ikka omamoodi. Polegi nii lühikest reisi, nii pikalt reisinud. Põhimõtteliselt 6,5 tundi oligi 13 tundi reisimist. Kõik see kamaja, mis peab piiri peal tegema ja seal tahetakse sind tühjaks lüpsta ja Stay ehk hello Kambodžast. Oleme paar päeva siin ette valmistanud ennast Angkor Vatiks, kõige tähtsaim Kambodža nähtavus. See on üle 9 aasta vana ja koosneb erinevatest templitest, kokku 200 hektarit maad ja praegu jõudsime kohale ja ikka megaturiste ja pilet oli ka päris priske. Aga ikkagi selle nimel... Maailma ime ikkagi. Maailma ime, jah. Ei saa panna mingit hinnapilti selle kelga. Täpselt. Et saime giidi ka ja kuulame nüüd siis edasi, mis ta meile räägib selle kohta. Ahoi, pikk päev on olnud ja täitsa vässu juba, et hakkab päike ka loojama siin, et aitab küll, kuigi tegelikult siin on veel palju avastada. Aga ma reaalselt ei Jah, ei liiga hilised ärka, aga ma ei filminudki nagu mingi materjali, minu eest see on siuke koht, et teil ei ole vaja seda selle kaudu näha, te peate ise koha peale kogema tulema, et see kõik raha on täiesti seda väärt ja on ikka autentne. Väga siuke tugeva jõuga siukene koht, et see millise emotsiooni see jätab sulle, kui sa lähed ja katsud neid kive ja tunnetad seda, kuidas mingisugused pisikesed meeripoisid või tüdrukud on seal käsitsi seal graveerinud sinna kivide sisse kõike huvitavat hullu. Ja hästi müstiline ja väga vanaaegne, nagu ei olnud väga palju seda restaureeritud ka. Vaata seda kuradi sõutstada rive. Vau. Siin on kool. On jah, nagu väike mini Amsterdam. Aga kõrged on küll, et ma ütleksin, et võib-olla 2, 3, 4, 5 meetrit, äkki 6. Mõningatel on isegi uksed ees, jah. Kuule, siin läheb uhkanud. Näe. Jah, vaatama. Aga ilus on, et mõningatel on lilled väljas. Väga nüüd. Linnahall, mitte linnahall, aga see ja oma valitsus. Siin on kohalik tümm mängib. Peab tõdema, et kohalik räpp on väga hea, vähemalt kõrvale. Et mumble räpp oleks justkui loodud Kambodža meeridele. Kulla ärikad siin koos, tiidud, teedud. Kuidas me need tuk-tuki sõidu saime siin Kambodžast siis kokku lepitud? See on kohaliku valuutaga kaudu ikkagi, et see ei ole mingi kohalik raha ega mis kohalik raha ei ole riilides, ei ole kanepid, vaid õllekorkides, purgi õllekaantes siis. Neid korjatakse kokku siin igalt poolt. Siin on selline huvitav märk, et kui ostad õlle, siis selle purgi all on
võidupurk. ja kohalik õlle. Tõmbatab igalagene. Kohalik õlletehas siis pakub väikestele poodidele tasuta õllesid nende korkide jaoks, siis mingi franchise teema. Kohal raisk. Beach life. Island life. Jõudsime Kohrongi eile. Siuke tempo on olnud peal, et polegi jõudnud sissekannet teha, aga no megana. Mis ma kuulnud, et Paradiisi saar, siis seda ta ongi. Vähemalt praeguseks tundub. Kõik on väga ilus. Isegi kui päike veel täiesti ei paista, siis ikka näeb mega ilus välja. Ja jah, randu siin on ikka tohu hea, et eile natuke käisime läbi, kui otsisime majutusi, aga veel ei ole jõudnud nii palju chillida. Eile oli rohkem siuke kiire tutvumispäev ja õhtul oli möll ja siin on laupäeviti siuke festivali tüüpi peokene, et käisin seal ära siis ja hästi palju noort rahvast oli, inglasi ja prantslasi, aga tümm oli hea ja kõik nagu korraldus oli super. Ja Siim Riip selle kohta ka jõudnud veel kokkuvõtet teha, aga väga meeldis, hästi rahulik siuke suurem linnake ja Mitte liiga suur. ja kindlasti mitte liiga suur, aga ta ikkagi on suuremat moodi siin Aasias mõeldes. Või kui võrrelda Laosega näiteks, siis ikka teine teema. Kuulake seda liiva häält. Nii kummiast liiva polegi näinud. Ei tea, kas see tehis või päris. Kohe läheb minema! My friend. Ise ehitid. Naudin. Võid ka külla tulla. Kindlasti näha, et Eesti mehe oma kõige mitmekülgsem natural gym, kus ma olen elu sees näinud. Kõik on nagu väga hästi läbi mõeldud. Kõik on nendest asjadest, mis te lõunamaalised meil olete mere kaudu siia saatnud. Väga ilus. Siit otse värskendama end merevette ja mõnus päikseloojang ka siin. Väga nice. Geniaalne. Tehke järgi. Elu siin on. Kõik on kahupidi. Mis püksid või? Ei, kõik. Tere kest! Jõudsin paar päeva tagasi siia Kohrongi kõrval olevale väiksemale saarele, nimelt Samloem. Kohrong Samloem ja olin paar päeva siin. Väike pettumus meile valmistus, kui me tulime siia. Me ei teadnudki, et selle saare teed ei ole täiesti kokku viidud, et peab ainult paadiga liikuma, et see põhipool ikkagi on see Sarakõmbei ja sinna me olemegi just minemas. Aga muidu see koht oli siuke hästi välismaalaste omistatud, et kõik restod, baarid, kõik siuksed teemad olid nagu peamiselt välismaalaste omad. Ja rannad olid ka täitsa nassid. Sai snorgeldada, kajakiga sõita ringi ja vaatasime, võrdlesime 10 aastaga, mis siin muutunud ka on nagu siis. Need kõik
suuremad, kõrgemad hooned olid täitsa siuksed pisikesed, peaaegu telgisuurused majakesed, aga nüüd nad on ikka kasvanud siin ja aga jah, väga suur koht ei olegi, et siin paar päeva jaksab tiksuda ja siis ongi mõttekas edasi liikuda. What you got? Ja jälle asume teele imelisest Kohrong Samluem saarest. Praegu oleme veel Eesti peremehe resordi paadisadamas ja vaatame, kas me jõuame meie teise paadile. Veits rahulikult võtame, siin oleme juba harjunud ära selle elustiiliga. Aga jah, kindlasti kui siia poole satute, tulge ikkagi eestlastele külla, siin on väga muhe, kõik on mõnusalt sätitud nagu kodus ja koht on mega ilus, eriti kui päike paistab, laus päike ja muidu on siuke chill saareke, et mingit aktiivset poolt väga ei olegi teha, et nende ATV-dega saad sõita igast erinevates randades käia ja snorgeldada ja supilauaga suppida. Aga jah, muidu siuke chill vibe ja imeilus, nagu reaalselt üli nice, et üks ilusamaid randasi, kus olnud. Aga nüüd ootavad uued seiklused edasi, vaatame, kas minu ja Rauno seiklused siin jäävad vedu, kas Rauno jõuab täna Vietnamisse või mitte. Meile veits viisaga kõik imäki, aga ma usun küll, et me saame kõik lahendada. Et let's go!